Tere tulemast vaatama rubriiki täiuslikud tööriistad, ainulaadsed lahendused. Täna on meil ülevaatamisel veel üks Mafelli saag KSS 300 järkamissüsteem, lahkemissüsteem ja siin kohvris ta mul on. Enne kui ma selle siit välja võtan ja näitan, ma tahaks juhtida tähelepanu selle asjaolule, et kui väikesesse kohvrisse mõõdud on siin 30 × 40 ja kõrgus 31 on mahutatud väga paljude ülesannete lahendamiseks erinevad tarvikud. See on järkamislatt, see on juht siin pikkusega 1,40 m, paralleeljuhik. Ma ütlesin juht siin pikkusega 1,40 m ja ütlesin ka kasti mõõdud. Mis te arvate, kuidas see võib mahtuda siia sisse? Idee kohaselt ei tohiks mahtuda, aga see on sellepärast, et Mafellil on painduv juht siin. See on ka väga ainulaadne lahendus. Ma võtan välja ja hakkan tutvustama. Et see saag on mõeldud lahendama väga palju erinevaid asju tänu oma varustusele ja oma eripärale. Seda nimetatakse terrassimeistrite saeks, voodrilaua saagimiseks, põrandameistrite saeks, saunalava ehitajate. Tal on väga palju selliseid eripärasid, mis võimaldavad tal seda kõike teha, seda tööd. Siin on nüüd see paindlik juht siin, ma võtan selle välja, ta on siin keerdus, kenasti mahtud ära. Selle lahti võtmisel tuleb järgida, et ta oleks kokku keeratud õigesti, et see libisemise vastane kumeeritud võrk ei teeks ei saaks kahjustada. Sellepärast peab olema väljas, et pleki teravad nurgad teda. Siis vaatame välja paralleeljuhiku. T-lock kohver, väga korralik kohver. Panen selle põrandale ja kohe hakkame rääkima asjast. See ei ole minu saag. Selle sae ma sain ülevaatamiseks ühelt naisterahvalt, kes oli meil siin praktikul. Et ta ka küsis nõu sae ostmisel, et millist, see on siis painduv juht siin. Et ta küsis nõu, siis millist saagi osta ja ma andsingi talle idee, et ta kaaluks selle KSS 300 sae ostmist, kuna ta on kerge, naise käele tal on väga palju erinevaid võimalusi. Et saag on järkamislati peal, selle järkamislatiga on võimalik saagida kuni 35 sentimeetrit pikkust. See tähendab seda, et see lõigatav materjal võib olla 35 sentimeetrit. Sae kaal on 3,2 kilo, võimsus 900 vatti, sae ketta läbimõõt on 120 ja 40 hammast. See on laminaadi lõikamiseks siis ketas, mõeldud, mis siin on praegu. Ja spindlise ava on 20 millimeetrit ja sae ketta pööretarv on 8800. Et see on siuke päris korralik kiirus, aga see on seotud sellega, et see sae ketas on väike. Ja tahaks rääkida sellest juhtlatist. Et see saag töötab Mafelli siis sellise järkamissüsteemiga. Kui te näete siin siuke järkamislatt ja see on siit ka teiseldatav. Ja selle sae tallas on soon, mis võimaldab kasutada ka Mafelli jäika latti. Ma olen seda tutvustanud varem, kui ma rääkisin saest, näiteks MT55. Ja selle järkamislati eripära on siis see, et siin on kaks sellist tugivarst, mis on praegu sellises positsioonis nagu 0 punkti. Ja üks on reguleeritav ja siin on ka skaala. Et siin on numbrid selleks, et saaks seadistada seda varst vajaliku nurga alla. Kas 22,5 või 45, siin on sellised fikseerivad positsioonid, aga kui te panete sinna vahele, siis te saate endale vajaliku nurga all lõigata
seda materjali. Ja sellel latil on 3 libisemisvastast riba, et kui saetav materjal on veidi kõver, siis üks nendest ikka puudutab materjali ja tagab sellise libisemise vastase omaduse. Saag ise on võimeline saagima ka nurga all, on võimalik kallutada, ma võtan ta siit pealt ära, siis saame sellega tegeleda, natuke rohkem rääkida, et ma tõstsin ta ülesse ja siin on üks keel siin all, vot see on siin, see tuleb ülesse tõsta ja siis saak sõidab siit välja, et ma võtsin selle siit pealt ära ja täpselt samamoodi on võimalik see ka tagasi panna, et selline on see järkamislatt. Kui seda ei ole vaja, siis saag saab toimida kui tavaline käsikettas saag. Ja see ongi tema üks see mitmekülgsuse näitaja, et ta töötab järkamislatiga, painduva juhtsiini peal, kui on vaja materjali lahata näiteks, ja ka kui täiesti tavaline käsikettas saag ja selle saja üks eripära, mis on näiteks põrandameistrite seisukohalt vajalik, et tema võimekus saagida seinale lähemal on ka siuke, selles mõttes ainulaadne, et 12 millimeetrit tekib see lõikejoon, kui see saag on täiesti seina vastas. Et see on piisav selleks, et panna sinna põrandaliist, et oleks õhuvahetuse ava. Ja siis on tal ka sukelduse funktsioon. Siin on kang, mis uputab seda saeketast või tõstab ja ta käib tihkelt, et ta, selles mõttes, kui te lasete lahti, et ta ei kaota oma sügavust. Ja sellest, kui tahate uputada materjali sisse, hoiate käega, kui siukses lisa käepidemest ja uputate selle sisse ja siis saete materjali sees, näiteks isegi mitte ainult, kui teil on vaja põrand üles võtta, et kui ei ole kuskilt servast sisse sõita võimalik, või teete näiteks valamu jaoks, selle kraanikausi jaoks, valamukappi teete. Ja selle nurga alla siis ketta panemine välja niimoodi, et siin on 2 liblikat, üks on siin ees, see tuleb lahti võtta, vabastada ja samasugune on siin taga. Ja siis saag läheb vajaliku nurga alla, siin on skaala, kus saab vaadata vajalikud nurka ja siis fikseerida siit samast. Ma panen selle praegu 0 punkti peale tagasi, 2 liblikat ja kui on pandud paika näiteks sügavus, siis võt see kang fikseerib selle ja siis on see jäigalt. Kui te ei taha teha sukelduslõiget ja ei hoia näiteks siit kinni, siis te panetegi selle siin kinni. Ja saeketta vahetamiseks näiteks, võt siin on 6 kantvõti mootori küljes. Et see on ka siin kõik varustuse juures kohe olemas. Ja siin käepidemest siis paremal pool all on spindli lukk. Et kui te tahate vahetada saeketast, siis seda tuleb all hoida ja selle 6 kantvõtmega siis seda lahti keerata. Selle mootori kohta ma tahan veel rõhutada asjaolu, et tegemist on Mafelli mootoriga ja 900 vatti. Mafellil on väga ausad 900 vatti. Sisend ja väljund võimsus suhe on väga hea. Et see on korralik mootor ja nende ülesannete jaoks, milleks on saag mõeldud, sügavus on kuni 40 millimeetrit materjal, kui sealt maha võtta kuni 5 millimeetrit see juht siin, siis see on 35. Et see ongi mõeldud, nagu ma rääkisin, sellistele laudadele, mis ongi nendest töödest nagu saunalava, terrass, voodrilaud, põrand, siuksed asjad, et on kerge saag käes hoida ja see järkamise lõige on tegelikult nende tööde juures väga tähtis, et ei ole vaja lohistada seda lauda kuskile miiu sae, pinki, see on ju seal üle 10 kilo kaalu saag, mida see objektile lihtsalt kohvris ei too, aga see on kohvris ja seda sa saad nagu kaasa võtta. Et mulle nagu selle sae juures meeldib see siuke kompaktsus ja varustuse mitmekülgsus. Ja siis, et selle mootori juures pole
elektroonikat siia pandud, et tal ei ole sujuvat käivitust, kiirpidurit ja siis konstantne elektroonikat pole. Ja see on sellepärast, et see mootor ise või need kiirused ja selle töö iseloom, ta ei lähe järsult tööle, ta käes ei tõmble seda, sujuvat starti siia pole vaja ja siis ka eraldi seda kiirpidurit samamoodi ei ole vaja ja tema võimekus sellel sügavusel, mis on ette nähtud töötada, on piisav, et konstantne elektroonika on tavaliselt ongi pöörete hoidmine koormuse all, et see saag ei ole ette nähtud töötama sellistel suurtel sügavustel, nii eks see elektroonikas lihtsalt on üleliigne. Ja nüüd ma tahaks näidata teile natuke seda paindlikku juht siin, kõigepealt, mis jäi kätte, see paralleelühik, paar sõna sellest, et see on kahel vardal. Mafellil on paralleelühikud kahel vardal ja see tähendab jäika kinnitust. Siin on 2 kohta, kus need lähevad, need vardad. Korralik kinnitus ja saab servast lõigata, kui te lihtsalt kasutate seda kui käsikettas saagi, siis see on võimalik. Kaabli pikkus on 4 meetrit, pehme korralik kaabel, et see ei lähe kõvaks külmaga. Nii, ja paindliku juhtsiini eripäras on siuke ime lihtne, nagu öelda, see geniaalne ja lihtne. Et see on õhuke roostevaba terasplekk ja siin on siuksed kaarekujulised stantsitud mummud. Nad on selliste mõõtudega, et sobida selle soonega, mis on selle sae tallas ja nad on üksteisel sellisel kaugusel, et 3 seda kaart on kogu aeg tallasoone sees. Ja siis ta sõidabki mööda seda soont nii-öelda ja tänu sellele ta saab painutada. Et see ongi siuke hästi huvitav värk. Kohvris on klambrid, mis võimaldavad seda panna pitskruvidega saetava materjali külge. Ja siin all on siuke kumeeritud võrgukujuline libisemisvastane kate, mis võimaldab tal materjali peal mitte libiseda. Et praegu ma näitan saagimist. Nüüd hakkame saagima ja kõigepealt tähtsad infot selle kohta, kuidas painduvad juhtsiini kinnitatakse nende klambrite abil, 2 klambri abil saetava materjali külge. Et siin on siuke pilu, et siin tuleb aru saada sellest konstruktsioonist, profiilist, et see siuke süvend on pitskruvi jaoks ja siin on vaja ka teada, et siia sobib L-kujuga pitskruvi ja siin on üks siuke pilu, kuhu see läheb sisse, see serv, näete ta mul siin küljes. Ja mul on siin üks L-kujuga pitskruvi, see läheb siia peale ja ma võtan selle nüüd kinni. Ja juht siin on korralikult siin paigas. Et see on siuke täiesti omamoodi lahendus ja nüüd paneme sae siia juhtsiini peale. Need mummud peavad siia soone sisse minema, mis siin all on. Ja tahan veel seda öelda, et see Maffelli saagide tallad on kaetud sellise kihiga, mis soodustab libisemist ja see on väga hea kulumiskindla kauakestva omadusega. Nii, nüüd ma tõstan ka selle ülesse, selle sae kettekaitse. Sael on ka kiilnuga. Saag on siini peal, vaatame, et juhet jätkub, saime selle materjali nüüd täiesti läbi. Nii, saagimiseks valmis.
ongi kõik. See oli saagimine painduva juhtsiiniga. Nüüd ma näitan saagimist järkamislatiga. Nüüd saame järkamislatiga. Ma teen 2 lõiget. Ühe tavalise järkamislõike ja siis näitan, kuidas saab selle saega teha kombineeritud lõiget. Ja siis paar sõna enne seda veel sellest tolmu eraldusavast. Ma unustasin seda mainida, et üks siin on osa, mis on integreeritud. Siia saab otse panna selle tolmuimevooliku, aga kohvris on ka üks üleminek selleks, et saab seda suunata mugavalt vajaliku nurga alt. Et ta käib väga mugavalt tihkelt siia külge ja siis siia saab tolmuimet panna, et te võite seda suunata vajaliku nurga alt, kui teil on see mugavus vajalik. Et siis kõigepealt teeme tavalise lõike, et need vardad peavad minema siis selle laua serva vastu ja ma saan siis lihtsalt otsa ära, et mõelge see järkamissüsteemi mugavus, eks ole. Et ei pea kuskile lohistama seda miiu sae juurde, vaid lihtsalt saetakse 90 kraadi see nurga alt. Mingi näiteks kas sirgeks või juppideks laud. Et see oli siis tamm 30 mm. Siuke väga hea puhas lõige. Aga nüüd kombineeritud lõige, et lisame siia 2 parameetrit. Kõigepealt paneme nurga alla selle saeketta. No siin suvalised, ei hakka siin väga mõtlema, mis siin kraadid on. Aga et siuke võimalus on ka olemas. Et kui me paneme, nagu ma seal varem näitasin, 2 liblikat lahti, nurk ja siis need kinni ja see on fikseeritud. Ja siis nüüd, kas siin ma teen selle lahti ja tõstan selle, siia näiteks niimoodi. See on siis selle 22 poole ja 0 vahel kuskil niimoodi. Aga kui on vaja täpne lõige teha ja kordus lõige, siis see kõik on võimalik. Et tegelikult mul on vist mugavam sinna välja poole teha seda, et ma teen hoopis alla, et näete, see on ka siuke võimalus mul hoopis välja sõita mugav. Et seda nimetatakse kombineeritud lõikeks, kui on vaja näiteks kas seal ühendada omavahel midagi niimoodi või näiteks terrassi laual on vaja teha, näiteks teised ainult selle latiga valida nurk, et mitte ketast kallutada, aga siuke võimalus on. Ja nüüd saame siis veel 2 lisaparameetriga. Et siin ongi nüüd nurga all vertikaalselt ja siis pinna peal ka tehtud nurk. Siin peab mainima seda, et kui te saete nurga all nüüd selle talla suhtes, vertikaalselt, siis sügavus muutub, et see kahaneb. Sellega tuleb arvestada. Aga see kõik on terrassi, voodri ja saunalaua piires, see sügavus, et see kõik on. Et see oli siis KS 300 järgmiste kordadeni. Head aega!